Nii, tere, armas rahvas, Alo ka, hakkame peale meil klaveripäevaga, Ernst-Tiisi klaveripäevaga, mis on meil traditsiooniline sündmus siin Ernst-Tiisi sünnipäeva või sünni aastapäeva paiku. Tavaliselt, et sünni aastapäev on 16. aprill sündinud ja me püüame seda teha siis niimoodi selle lähedal, aga püüame niimoodi, et ta ei oleks kooli vaheajal ei satuks ja seekord siis järgmine on kooli vaheaeg, et siis me teeme see nädal ära. Ja see on 11. kord meil seda klaveripäeva korraldada. Tegelikult oleks võinud 12. olla, aga üks aasta ei lubatud meil kokku tulla. Oli põhjus. Ja siin on Alo, kes meil räägib natukene Ernst-Tiisist. Alo on helilooja, teadur, muusika ja pedagoog ja ka siis klaverimuuseumi asutaja ja juhatuse esimees. Ja pärast meil on ka siin professor Mati Reimann, kes pärast noori pianiste siis natukene annab tagasisidet, kuidas ja soovitusi, kuidas oleks võib-olla tulevikus parem midagi teha. Ja ka Alo juhatab meid sisse, räägib natuke Ernst-Tiisist ja juhatab ka siis noored pianistid sisse. Sõna sul, palun. Ja, aitäh. Tervitan teid ka siin Luunjas kultuurikeskuses ja vabaajakeskus. See on nii toredasti kõlab see kultuur ja vaba aeg. Tegelikult vahel selle nime üle ma kuskil polemiseerisin, et kultuur ja vaba aeg. Ja siis üks minu sõber ütles, et aga kultuuri saabki vabal ajal nautida. Ja siis ma jätsin selle diskussiooni, et see väga hästi kõlab tegelikult kokku, sest me tuleme ju vabal ajal kultuuri nautima. Nii et tere tulemast siia kultuuri ja vaba aja keskusesse. Ja me asume siis praegu Luunja mõisa ühes kas Viljahoidlas või Viljahoidla, jah. Nii et kujutage ette, ühes Viljahoidlas on üks kultuurikeskus, see kõlab jällegi natuke naljakalt, aga samas mõisa ajast on pärit nii vägevad hooned, et kui need ikkagi ära päästa ja õige peremees leida, siis see näete saab sellise väga hea akustikaga saal. Nii et Viljahoidlast saab väga hea akustikaga saal. No näiteks Vilniuses on ooperiteater ja terve maailm seda Vilniuse ooperiteatri saali kirub, sest tehti eriprojekt, aga akustikat ei ole. See on praegu Vilniusest, mis lähemalt meelde tuleb. Aga mina praegu mõne minuti jooksul räägin teile Ernst-Tiisist. Miks pärast tuli see mõte, et siia teha Ernst-Tiisi mälestuseks klaverimuuseumi filiaal. Ja see oli aastal 2013, see on siis juba 13 aastat tagasi. Ja siis klaverimuuseumi veel ei olnud. Me olime juriidiliselt küll asutanud juba, aga klaverimuuseumi hoonet ei olnud. Aga kujutage ette, filiaal oli tükk aega enne põhimuuseumi. See tundub täiesti uskumatu, aga nii see on. Üks minu põhjendus on, et filiaal oli enne põhimuuseumi sellepärast, et klaver on ju nii raske, teda ei jõua filiaali tassida neid klaverid enne, või tähendab ei jõua põhimuuseumi tassida, et enne peab filiaal olema. Aga tegelik põhjus, miks siia sai see klaverimuuseumi filiaal, on see, et Ernst-Tiis, meie kõige kuulsam klaverimeister, tema on sündinud siin Luunjas. Ja kas pole paremat kohta, kui tema sünnikohas teha klaverimuuseum, mis on pühendatud Eesti klaverile eelkõige, sest Eesti klavereid on tehtud Eesti meistrite poolt tänase päeva seisuga 97 erinevat nimetust. Ja kui me võtame veel need modifikatsioonid, no näiteks modifikatsioon tähendab seda, et näiteks Estonia klaveril on ka pianino, tiibklaver, mõnedel klaveritel on tahvelklaver, tiibklaver ja pianino, need on modifikatsioonid. Kui me need modifikatsioonid kõik kokku loeme, siis on 134 erinevat Eesti klaverit eri nimetusega, võime panna nad ritta. Nii, aga
nagu te näete, seal taga on kusagil 13 Eesti pilli. Te võite öelda, et aga need ei ole kõik Eesti pillid, aga need on kõik klaverid on seotud Ernst Hiisiga. Ernst Hiis on teinud esimesed pillid 1903 Peterburis, siis Eesti Vabariigi ajal 1922 tegi Astroni ja Iise, tiibklaver Astron on seal olemas. See on kuulus meie Tartu kuulsale heliloale Juhan Simmile. Pärast seda kontserti vaadake neid täpsemalt, seal on sildid kõik juures. Nii et ma ei hakka neid kõiki kommenteerima, aga ainuüksi selle 13 pilli hulgas on erakordseid šedöövreid. No üks šedööver näiteks, mis ma võin öelda, on Riiga, pianino Riiga. See on Eesti pill. Ernst Hiis töötas selle mudeli välja aastal 1959 ja 1959 ja 1960 toimus selle presenteerimine Riias ja klaverile pandi nimeks pianinole mitte Ernst Hiis, vaid Riiga, sest lätlastel oli vaja näidata ka, et nemad teevad pianinot, sest muidu Eesti saab liiga kuulsaks. Eestis oli juba tiibklaver Estonia olemas, oli pianino Estonia olemas, pianino Estonia näete seal vasakul teine pruun. Aga siis lõpetati, kui Ernst Hiis Riias lõi uue pianino Riiga, siis lõpetati Tallinnas pianino Estonia tootmine, sest nõukogude ajal pidi olema kõikides liiduvabariikides võrdsus. Kõik peavad olema võrdsemad, mõned muidugi olid võrdsemad veel, aga see selleks. Ja Riia sai endale Riiga, Eesti meistripill Ernst Hiis ja Eestisse jäi kontsert klaver Estonia. Nii et ongi igal ühel midagi, mitte nii, et keegi tõstab pea ja tõuseb esile. No ja, neid pille on seal väga erinevad, võib-olla üks põnev klaver on Pechstein. Miks pärast Pechstein? See on ju saksa klaver, sest Ernst Hiis võttis endale eeskuju ja sai õiguse teha teatud pillid Eesti Vabariigi ajal, eelmise Vabariigi ajal Pechsteini mudeli järgi. Ja kui te võtate lahti näiteks mõne Eesti Vabariigi aegse Ernst Hiisi klaveri, te leiate malmraami pealt märkuse, metallraami sisse pressitud süsteem, Y-ga süsteem, Pechstein, sest see oli ametlik luba võtta aluseks teatud mudeli, see või öelda allvorm. Aga muidugi Ernst Hiis tegeles ka natukene piraatlusega. Üks piraatpill, kuigi me siin ühe härraga rääkisime natuke sellest piraatlusest. Aga Ernst Hiis oli väga hea ärimees. 1934 tuli Tallinnas, Ernst Hiis andis välja klaverit nimega Iise. Ernst Hiisi Eesti Vabariigi aegne nimi oli Iise. Ta eestistas 38. aastal Hiisiks. Nii et andis välja Iise nimelisi pianinosid ja tiibklaverid ja äkki tuli Palestiinast tellimus Beckeri nimelisele klaverile. Äkki Ernst Hiis võtab lahti ühe kirja, seal on tellimus Palestiinasse, muide seal samas Gaza, kus praegu on seal Gaza lähedal, kus praegu sõvakett käib, Palestiinast tellimus 7 pianinole nimega Becker. Milles asi? See on väga lihtne, sest Ernst Hiisil oli kuulsa Beckeri firma, Peterburi Beckeri firma, kus Hiis oli töötanud tsaari ajal ja õppinud seal. Tal oli Beckeri nii-öelda autoriõigused esindada läänes Beckerit. No kui bolševikud tulid võimule, siis nad ju sellised töösturid ju kas lõid maha või
pandi vangi, aga Beckerid põgenesid Soome ja anti Hiisile õigus esindada Beckeri firmat. Ja nüüd, kui äkki Palestiinast keegi saadab kirja, teadis, et Ernst Hiis esindab Beckerit, siis tehke 7 Beckerit meile sinna. Ja Hiis tegi. Ja üks nendest, mis ta tegi hiljem juba, see on siis Saksa okupatsiooni ajal 42. aastal, üks see nõndanimetatud piraatpill on seal, näete, paremal pool, 1, 2, 3 paremalt. Ja kust me siis saame teada, et see on Ernst Hiisi tehtud klaver? Siis me peame klaveri lahti võtma, haamermehhanismi välja võtma ja seal on metallraami peal nii suurte tähtedega kirjutatud ise tema nimi. No vaat, aga ma võingi siin rääkima jääda, mõned näited ainult, kui huvitavaid klavereid võib leida ainuüksi selle väikese koguse hulgas. Nii, aga ma jätkan oma selle õhtu juhtimist selle kontserdiga, milleks me siia oleme kokku tulnud. Ja Ernst Hiis on siis siin samas läheduses sündinud. Kui Ernst Hiis sai 150 aastaseks, oleks saanud 150 aastaseks, siis me koostöös kohaliku kultuurikeskusega ja Tarmo oli ka siin tegev ja kohalikud võimud ja klaverimuuseum sai välja pandud selle sünnikoha maja juurde mälestustähis, nii et igaüks võib siit majast välja minna sinna mööda paralleelset Emajõega, sinna natukene edasi ja üks kivimaja, selline natukene lagunenud, seal on meil ilus tähis, Ernst Hiis on sündinud siin majas. Nii, aga nüüd ja siis traditsiooniks on meil siis juba tõesti 11. kord teha niisugune Ernst Hiisi sünnipäeva ajal väikene, mõnikord väiksem, mõnikord suurem kokkusaamine, loodame, et tulevikus on ka veel suurem. Aga täna esinevad siin siis 4 esinejat ja ma lahkesti juhatan nüüd sisse. See klaver, mis seal lava peal on ka Estonia klaver, meie kõige kuulsam klaver ja tänagi hommikul oli juttu, kui palju me seda kõige kuulsamat Estonia klaverit siis tehtud on. Kas keegi teab, mitu tükki on neid tehtud? Oskab keegi siit saalist öelda? No umbes, kas 100 või 1000 või 10 000 või miljon või no? Praegu tuleb vist mingi iga päev üks välja, mingi 300 aastas, ma ei tea, varem. No praegu ma tean seda, et aastal 2016 toodeti veel iga aasta 330 klaverit, see on praktiliselt üks klaver päevas. Praegu on see arv palju väiksem. Umbes aasta tagasi ma käisin klaverivabrikus ja püüdsin juhataja Indrek Laulu käest saada teada, olles kõik üle vaadanud selle tööstuse toodangu seal ja mis seal toimub, ma seda vastust ei saanud. Kui palju ilmub praegu aastas Estonia klaverit, sest see on ärisaladus. Mitte sõjasaladus, vaid ärisaladus. Mõnikord ärisaladus on veel suurem saladus kui sõjasaladus. Nii et praegu võib arvata, et need arv on poole väiksem, aga see on minu oletus, ärge võtke 100%. Aga selliseid Estonia pille on toodetud ligikaudu 19 000. Nii et ja on 71 riiki on praegu eks teada, kuhu on neid eksporditud. Muidugi suurem osa neist on siis Nõukogude ajal loeti ilmselt liiduvabariigid ka sinna hulka, 15 liiduvabariiki ka veel, aga kokku 71 riiki. Nii et Estonia pill on väga tuntud ja tänapäeval, kui me vaatame neid trende, siis ikka kuskil 10, 12, võib-olla 13 on Estonia klaver maailma klaveritootjate seas. 10 aeg-ajalt satub. Umbes, mis ma vaatasin, oli pool aastat tagasi, siis oli ta vist 12, kui ma õieti mäletan. Esimesel kohal on praegu
nii Mati, sa tead võib-olla, mis Gösendorfer oli aasta tagasi esikohal, Austria Gösendorfer. Mitte Steinway oli teise kohal. aga suured jutud käisid, et Gösendorfer likvideeritakse, ei midagi likvideeritud. Vot sa esikohale veel. jah, näe. Ma just vaatasin, et aga seal selle 10 hulgas pool aastat tagasi Estoniat ei olnud, aga ta aeg-ajalt tuleb jällegi nii, nagu see käib, see esi-10. Kord tuled 9-ndaks, võib-olla siis 13-ndaks. Nii, aga nüüd me esimene esineja on siis Tartu valla muusikakoolist. Ja esineja nimi on Kristiina Siibolt ja tema esitab meile kogunisti 2 lugu. Venti mängutoos ja Rebane klaveriloomade karneval. See Rebane on perekonna nimi ja Rebane on loonud pala klaveriloomade karneval ja õpetaja on Helen Sõer, istub seal õpetaja kõrvalist ja nii, ole lahke, Kristiina. Esitab Riine Pajusaare pala Kellamees vilistab. Õpetaja on Marina Ruusmaa.
nüüd on Tartu valla muusikakooli käesjärg ja õpilane Kiur Laanesaar. Tema on Heino Elleri muusikakoolis ja tema õpetajad on Tiina Toomingas ja Pille Tanilo ja tema esitab Heino Elleri pala Meditatsioon.
Ja nüüd meie väikese kontserdi viimane esineja on selline noormees Erik Tens Tartu Esimesest muusikakoolist, vabaklassist, nagu siin kirjas on. Vabakutseline vabaklassi noormees. Ja tema esitab 2 pala, Edward Kriigi Karnevalist ja Heino Elleri Liblikas. Ja õpetaja on Marina Ruusmaa.
esinejatele. Aga Erik, ma küsiks teie käest ühte asja. Teie perekonnanimi on Tens. Üks klaverimeister oli siin Tartus, kes töötas välja ühe vägeva Vanemuise klaverimudeli. Kas see on kuidagi teie sugulane? Jah, tema on Johannes. Johannes, täpselt. Ja tema on mu vaha olnud siis olemas. Fantast, seda ma kartsin ja arvasin. Mul on hea meel, et ma küsisin, sest tema töötas välja siin Tartus sellise mudeli, erikõlaga mudeli ja enne tegi Pöörman, tema kolleeg Pöörman, ühe mudeli ja siis Tens ehk Teivano tegi siis selle täiustatud mudeli ja siis tuli suur komisjon, isegi Moskvast käis Emil Kiles ja Bruno Lukk ja nad mängisid selle just Teivano tehtud mudeli peal ja siis pandi tootmisse selle põhjal Vanemuise pianina, mis oli kaua aega, 10 aastat täpselt toodeti neid ja ligi 2000 pilli toodeti kokku, nii et siin on meil au viibida ühe sugulase, selle Tensi sugulasega. Nii, tore, aitäh! Aga nüüd on meil selline traditsioon olnud, traditsioonid on toredad asjad, need mulle väga meeldivad ja traditsiooniks on, et kui noored esinejad mängivad ja ei ole mingi konkurss, vaid lihtsalt mängivad oma kõige parema tahtmisega ja siis auväärne professor Mati Reimann on meil olnud alati abiks, et annab väikese ülevaate, mida nad siin mängisid ja kuidas nad mängisid ja missugused asjad soovitused kaasa võiks saada. Nii et professor Mati Reimann, palun, ole kena, ütle. No vaat kui tore, niisugune väike kontsert. Kontsert peab üldse suur olema, et inimesed ennast hästi tunneksid. Ma võiks ülevaate anda ka Alo jutust natukene, sellepärast, et tema esines ju ka siin. Ja siis, mida ma tahan öelda, see akustika jutt, et see äratas mu mõtted ja akustika on üks siuke tume asi, et ega keegi midagi täpselt ikkagi ei tea, mis sellest välja tuleb. Parim näide on, mis äratas mu huvi selle külle vastu, kui ehitati Soomes Finlandia talu. Ja tuli sealt tagasi Hernaseks oma kooriga ja rääkis mulle, me saime nagu läbi, et kuule, et seal ei ole akustikat, et akustika on vilets. Et ta tegi kõik, mis sai. Ja mina ei uskunud seda Soome arhitektide maa ja eks ole seda see kõik, et see ei ole võimalik. Ma sattusin sinna, ma sain aru, et tal on õigus. Ja mida soomlased tegid? Nad ehitasid uue kontserdimaja, kontserditalu ja seal on see asi korras. Seal vanas Kreekas on see Epidaurus, kus on niisugune tervisekeskus, inimesed saavad seal tervemaks, võib-olla terveks. Ja seal on teatrid, veekeskused, teater, 108 rida, ma ei tea, 40 kohta ühes reas. Ja seal oli niisugune lugu, et öeldi, et kui sa siit teatri keskelt lased kopika alla kukkuda, siis sa sealt viimasest reast kuulete, mina ka ei uskunud. Ma ronisin seal 45 kraadise kuumaga sinna ülesse ja see oli nii kõrva äänes. Nii et ei tule alati välja ja vahel tuleb välja. Ja jumal tänatud, et ta tuli välja Mubas selles uues hoones, ilusad saalid. Need on tegelikult need fantastilised tingimused, mis seal on. Need klaverid, kõrged klassid, eks ole, valged ruumid ja siis balletikool ka veel seal, no nagu, kuidas öelda, näitab ka muusikutele, kuidas käituda ja riides olla. See on väga tore seltskond seal, kes seal praegu käib. Ja nüüd siia veel tahaks seda Viini puudutada, seda ärisaladust.
ärisaladus on nii, et see Steinwayi klaver, mis jäi sel aastal nagu teisele kohale. Sellega oli nii, et kõlalaudu, klaver on see kõlalaud, mis on keelte all, mis on kõige oluline osa. Seda kuivatati vanasti Steinway vanad meetrid 20 aastat. Aga mitte et kuivatad, vaid kuivab. Mitte kunstlikult. Ja siis läks muidugi hirmus vaidlus selle üle, et see pole mingi äri, kui lauad seisavad ja klaverit ei müüda. Eks ole, no probleem selge. Aga Bechsteiniga oli nii, et see Bechsteini vabrik Viinis, see kõlalaudade kogu purustati lennuga ja rünnakuga ära, täitsa selge sihtmärgiga, et see kuulus ülemaailmne firma saaks selle maksu. Ja nad tegid seda. Sest Bechstein siiamaani päris toimunud sellest ei ole. Vaat niisugune on äri ka kahjuks. Nii, lähme nüüd tänava, et sa mulle tuletasid meelde need asjad. Ja siit võiks pikka juttu sellest teha. Aga siin praegune see kontsert Kristiina Sibolt mulle kohutavalt meeldib, kui mängivad lapsed 5 aastast kuni 7 aastani, kui kõik on ees. Ja siin on ja see ilusti see vaikne pilli puudutus ja pilli kuulamine. Ja seda ongi vaja. Ja õpetajale ainult nii palju, et vaadake neid tasapisi ongi jõukohaseid lugusid ja viige ta selle Bachi Anna Magdalena noodiviiku juurde, nende kõige lihtsamate asjade juurde. Ma olen mõelnud, et muusikaharidusega oleks kõik korras, kui nii õpetajad kui õpilased, mina ka kaasa arvatud, valdaks seda Anna Magdalena noodiviikut, mis on, hõlmab kõike, mida vaja on. See on väga raske lugusid ja väga lihtsamad lugusid laste kätele. Ja siis need eesti laste lood, Arvo Põldmäe lood, Raimo Kangro lood, Sumera, Eero Tamberg, väga häid lugusid on jagub küll ja küll. Vaja ainult ringi vaadata. Nii et tore oli see esimene lugu, mängutoos ja Karneval, Katre Rebane on tema, oli helivõrd. Tema kirjutab kogusid lausa. Nii, Laurits Luhamaa, Kellamees vilistab. No vaat, kui ühte lugu mängida, siis on alati tore endale esitada see küsimus, on siis õpetaja või õpilane, et millest jutt käib. Ja kui Kellamees, siis peavad need kellad kuskil olema. Ja need kellad olid siin mängus täitsa olemas. Ja natuke julgem veel, et kelli on suuri ja väikseid ja õige pisikesi ja ka kas või see triangel on kell, eks ole, kui te seda ilusti lööb. Nii siis, et millest jutt käib läbi muusika, seda nagu kõigepealt endale nagu selgeks teha ja siis teistele ka, minule näiteks. Kiur Laanesaar, Eino Eller meditatsioon. No vaat, Eino Eller on ju ikka niisugune fantastiline isik oli, kes oli, ma ei tea, 3/4 meie Eesti heliloojate õpetaja oli, on see õige ole? 3/4 poole. Teised kõik ja Eller pool, nii jah? Umbes nii, no nii, saime enam-vähem niisuguse suurusjärgu. Ja see ei tähenda mitte, et kas ega siis teised nüüd Artur Kapp ja seal on igasugu õpetajaid on olnud, et tähendab, see on nagu muusikakultuuri asi ja mis tuli siis sealt Peterburi konservatooriumist suurelt osalt
mis tol ajal enne revolutsiooni oli maailma muusikaõppeasutus vist number 1. No vaidleme, kas Pariis või see, aga see Peterburi tase oli meeletult kõrge. Nii helilevate kui õpilaste puhul. Ja praegused Ameerika kõrged parimad muusikaõppeasutused põhinevad ju ka siit peale revolutsiooni ära läinud nendel muusikutel. Suured osad vähemalt, need koolkonnad. No see on jälle pikk jutt, aga ma lihtsalt tõmban neid piirjooni. Aga Teller tegi selle sama asja siin Eestis ära. Suured osad, poole sellest nagu alavatlus. Ja poole. Ja siit tuli ikka, tema käe all oli ju niisugune oli nagu Arvo Pärt, jah. Arvo Pärt oli teisi õpetajaid ka, aga Eller oli üks. Nii, meditatsioon. Vaat siin on neid, see mõtisklus jälle läbi muusika. Ja kuidas seda saad? Et kuula, kui harmoonia muutub, on ühes helistikus ja siis tuleb teine helistikus. Et sa tead, et sa olid praegu siin helistikus ja nüüd oled seal helistikus. Ja kui ta jälle läheb kuskile maale, et siis läheb temaga kaasa. Kõrvadega. Et niisugust. Ja see on juba, seda saab juba nimetada abstraktseks mõtlemiseks. Ja kui muusika on ju abstraktne mõtlemine. On või? Aga? Igal juhul, jah, muidugi. Ongi. Ettekujutus ja see ongi see arendab iga ühe võimeid. Nii et vaat see meditatsioon mulle tegelikult väga meeldis. Ma ka mõtlen. Jah. Oli täitsa ma sain kaasa minna. Tähendab, ärge neid uskuge alati neid kiireid mängijaid, et parem vaadake, et kas te saate, mida teile lava pealt pakutakse, sellega kaasa minna ise ka, ta teeb seda ja ma saan aru. Aga mitte see, et hoigu kiiresti mängida. Mulle just see meeldis, et mängija on mis aega selle looga. Ja kui siin loos annad aeg, kui sa ta unikusse lükkad, siis on igavus käes, ka seda ei taha keegi kuulda. No nii, ja siis on veel üks. Erikens, Liblikas jälle. Ja siin oli mina teadustasin vales järjekorras. Ei, no siin on, me tundsime ära, Liblikas oli üks ja Norra lugu oli teine, eks ole. Et võt Liblikaga on ka seesama harmooniate jutt. Ta on ju virtuooslik lugu. Siin on harmooniat veel see Liblikas ja see on selge, et lendab siia sinna, eks ole, ja tojukas ja kiiremini ja aeglasemalt. Ja võt jälle neid harmooniaid. See on niisugune huvitav laag ka selle nimi, millega see lugu hakkab, on pentatoonika, mustad klapid. Mustad klapid ainult. Et see on niisugune huvitav laag, et ka see esile tuua, siis tulevad teised asjad ka juurde. Nii selle esimese lõigu ja keskmise osa vahel on ka väga suur kontrast, eks ole, esimene ja siis hoopis uus hingamine. Nii et ei julgust natukene. Nii, Norra lugu. Võt, kui Krieg, Edward Krieg puudutab, ükskõik mis lugu tal on, see on kohe selge, et see on Norra muusika. Ja on selle pealkiri nüüd Karneval siin, see on täitsa selge ju kohe, et see esimene ots, mis siin kordus mitu korda, see on ju tants. Tants, selle peale saab suurepärase balleti numbri teha. Aga keskmine osa on laul ja ongi laul ja tants. Need asjad, üks on laul ja teine on tants. Ja siia jutu lõpuks ma tahaks teile näite tuua. Et
et kuidas selle lauluga on. See näide võib tunduda natukene triviaalne või mida rohkem, ja me oleme seda väga palju kasutanud, kui on vaja midagi selgeks teha. Võtke Eesti laul Kallis Mari. Laulab eestlane, nii. Nüüd, las laulab soomlane. Vilte Knoot, ärge muutke. Siis las laulab venelane. Kujutage ainult, eks ole, siis laulab ungarlane. Kallis Mari, millal tulen, las laulab hispaanlane. Ja vaadake, missugune vahe. Ja kui te tegelete muusikaga, siis on hea neid vahesid mõtelda nende asjade peale. Ja minu poolt kõik, aitäh! Aitäh, Mati Reimann! Ja nüüd me tahtsime tervitada kõiki esinejaid. Kõvasti. Jah, palun siia ette siis kõik noored pianistid, kes täna esinesid, et teeme ühise pildi ja siis mõned meened teile ka. Võib-olla õpetajad ka. Ja õpetajad ka muidugi, jah. Tulge see ette, palun. Jah. Väike meene teile, igal ühel ütles, palun. Palun. Sulle ka. Palun. Palun. Nii. Ja õpetajatele õpetajad ka siia palun. Õpetajatele väike selline vihmavari. Oli lahti. Palun. Ja tulge see keskele, teeme ühise pildi ka. Ma ka siin õpetajad. Mul on ilmunud meeleti selline kogumik. Siin on klaveripalu ja on ka muid lugusid, aga kuna te esindate erinevaid muusikakoole, siis tervitan neid muusikakoole, esimest muusikakooli ja siis alla muusikakooli. Tuli see ette, sinna on rohkem valgust, et saab ühise pildiga teha. Mati ja Alo võib ka pildiga leiutada. Võin ka, me jääme see äärde ka. Esile puhul. Nii, ja annan kohe ära, mul on meelest ära sellise toreda termotassi alaolejuhe, eks ole, selline kardikaas panna. See oled kultuur, jah. Ise oled kultuur. Ja täpselt samasugune Mati sulle ka, palun. See võiks mõelda, et on sõimu sõna, et ise oled see, aga ise oled kultuur, siis on ikkagi väga tore. Aga nüüd meil on siin jällegi traditsioon, et alati sellel RCC muusika ja klaveripäeval esineb keegi väljapaistev pianist. Ja meil on üks tore külaline Margus Riimaa, kes on Vanemuise teatri pianist või kontsertmeister, keda me nimetame siin või repetiitor ja kõik kokku. Ja tema esitab täna ühe väikese kava Frédéric Chopini muusikast. Aga tema on ju eriline pianist. Tema on selle Frédéric Chopini muusikaga ka laval etenduse ajal, mis on tehtud balletiks Chopini muusikaga. Ja selle balleti nimi on Vihm detsembris. Üks väga tore, kellel on nägemata mingi vaatama. Ja seal näete te lava peal seda meest pidevalt, võib-olla rohkem kui kedagi teist, sest ta seal on ka nii näitlejana kui põhiliselt muidugi klaverimängijana. Ja täna ta räägib sellest ja mängib ka. Ärge kiitke mind nii palju. Ma räägin, nagu asi on. Aitäh mind kutsumast siia. Ma tahaks natukene rääkida ka, et igast loost see niimoodi, et rahvas on enamasti läinud sinna tahapoole lubavalt, et mine tea, mis siin laval juhtuda võib, et igaks juhuks olla ettevaatlik, eks ole. Ma loodan, et kui hääl kostub siia, aga kuna akustik on hea, vaata, siis ei ole probleemi. Ja mul on siin igasuguseid noote kaasas, ma
niimoodi istun ja mõtlen siin, et mis järjekorras ja mida mängitakse. Vaatame niimoodi õhte pealt oleme publikus ka. Aga kas publikul kõigepealt jaksu on, et mingit vaheaja vajadust meil ei ole, eks ole? Ja... Meil on pool tundi aega. Pool tundi. Nii, siis on sellega korras. Ma esimesena mängiksin teile tema vihmapiiskade prelüüdi. Mulle endale tavaliselt muidugi ei meeldi lugudele nimesid anda, mida helilooja ise ei ole andnud. Ja vihmapiisad on üks selline näide. Tihti peale tulevad lugudele nimed kuidagi hiljem juurde ja nad jäävad nagu magnetiga kinni. Ja kuigi nad on kuidagi ühtemoodi tunduvad tabavad, aga tegelikult on nad eksitavad. Beethoveni Kuupaiste-sonaat on üks hea näide, eks ole, kõik jääme. Et muidugi see ei ole Beethoveni pandud nimi ja tegelikult need joonid võivad hoopis surmamotiiv olla või niimoodi. Lõppeks, issand juba, nüüd hakkasin mina lobisema, et vihmapiiskade prelüüd. Chopin ise seda nime ei pannud, aga see on kirjutatud tema Mallorcal, kui ta käis ja seal sadas vihma küll ja see ilm oli ebameeldiv, nii et võib-olla seal sellist kõud ja hirmu on. Aga ma rohkem ei lobiseks hakkame peale.
on A-mollis. See teine on üks minu lemmikuid ja Chopinile endale tundus see ka üks õnnetu, ma võin kirja öelda, uhke oli hästi. Ega selle muusika järgi eriti ei tantsitud, et need on ikka kuulamiseks. Esimene on selline natuke rõõmsameelsem ja teine hästi sügav, nii sügav nagu Chopin võib olla sügav, et see on minu jaoks nagu üks selline mõõdupuu. Väga iseloomulik Chopinile.
mõtlesin, ma valin natukene neid lugusid publiku järgi. Oleks ma teadnud, et meie lugupeetud professor Mati Reilmansil on, ma pidin saama südame rahvuse haritumat inimest on raske kuulama. Aga võib-olla pärast saan mõned head nähtu näitada. Ma sooviks mängida tema selle kuulsa Nocturni, mis ka tema selles Chopini filmis oli. Aga ma ei ole tegemist on selle looga. Aga kas ta on tegelikult Nocturne või Chopin, kas see on tema pandud või ei ole? Ma natukene ei ole sellest kindel. Igal juhul nagu tüüpiline, ma ei tea sellest teosest palju, aga see muusika kõnetab mind. Ja ma näen siin meeletut koduigasust. Chopin teatavasti lahkus noorena, see oli 20. Oma kodumaalt Poolast ja Prantsusmaale siis ja ta ei saanud kunagi oma kodumaale naasta terve elu. Ja see painas teda väga ja mina siin loos tunnen väga seda koduigatsust. Seda enam, et siin keskmises osas on ka selliseid masurka teemasid ja masurka on oleks nagu justkui Poola sümbol. Tähendab, sa räägid mõigust, eks ole. Igal juhul niimoodi mina seda tüüpi näen. Ja siis, kui need lõpus need käigud tulevad. Need oleks nagu reislennukeid ei olnud sellel ajal, aga selline fantaasia reis kui kaugel see tema kodu on.
esinema Viljandi Schloss. Ja seal toimus selline Chopini loeng, kontsert ja Maret Thompson pidas loengut ja ta palus mul mängida muuhulgas ka veel ühe Chopini poloneesi ja mina kuulsin seda lugu esimest korda, siis enne esituses. Nimelt see on tema väga varene teos, et komponeeris, kui ta oli 7-aastane. Nii et kujutate ette sellist 7-aastast Chopini. Ja nüüd ma seda väga huvitav, et sellise loo kirjutas. Ja proovin seda esitada. Mängiks ühe Chopini etüüdi opus 25 number 12 enda piinamiseks ja teie lõbustamiseks, sest kiireid lugusid on igati lõbusem kuulata. See uuesti natukene harjunud ja
nii palju tänu. jah. Peremees ütleb. ja suur tänu kõigile esinejatele ja meie poolt siis väikene suupüste lauake teile, kohvi, tee, olge lahked. Aitäh teile!